Räägin erineva raskusega tahtlikust füüsilisest pingutusest ja sellega kaasnevast üldisest metaboolsest seisundist. Üldist olekut reguleerivad põhimõtteliselt sümpaatiline närvisüsteem ja hormoonid. Ja kaks olulist muutust, mis seisundil olema peaksid, et need toetaksid korralikult aktiivset tööd, on lihaste verevarustuse parandamine ja keha lülitamine katapoolsesse seisundisse. Vere läbivoolu või perfusiooni saab suurendada kahte moodi. Esiteks, see hakkab süda kiiremini lööma, löögimaht suureneb ja kokkuvõttes on võimalik südame minuti mahtu suurendada 5 korda. Kui tavaliselt käiks üks rakk südamest 1 korra minutis läbi, siis sellisel juhul kuni 5 minutit. Lisaks, veresooni tõmmatakse sümpaatilise närvisüsteemiga kokku. See tähendab, et vererõhku suurendatakse ja globaalselt kõik kapillaarid kontraheeruvad. See esiteks suurendab verevoolu ja teiseks tõmbab verevarustus ära kõigilt mitte otseselt kasutuses olevatelt organitelt või lihastelt. Nüüd, lisaks sellele lihaste kapillaarid avanevad selle peale, kui need lihased töötavad. Kapillaare aitavad avada lokaalselt lihaste metaboliidid, piimhappe, langev pH, soojus, vabanev adenosiin, ja trifosfaat. Selle tagajärjel on igal pool mujal, eriti siseorganites, aga ka teistes lihastes verevarustus selle võrra väiksem, et veri läbib ainult töös olevaid lihaseid ja kopse. Ja lisaks kopsud avanevad ka adrenergilise stimulatsiooni peale. Ehk siis veri pannakse käima esiteks kiiremini ja teiseks seda suunatakse käima ainult lihase südamekopsude vahelt. Igalt poolt mujalt võetakse nii-öelda globaalselt kinni. Kohe hapnikuvarustuse puhul on oluline see, kui suur kogus verd seda läbib, ehk siis perfusioon, kui suur osa verd ja kui kiiresti. Lisaks sellele on hapniku puhul tähtis, kui suur osa hapnikust lihases kätte saadakse. Võib arvestada, et hemoglobiin seob hapnikku väga tugevalt. Ja iga kord, kui veri kopsudest läbi käib, küllastub see hapnikuga täielikult. Aga kudedes väljub sellest või dissotseerub ainult teatud osa hapnikku. Nii et mida rohkem metaboliite lihases on, mida avanenumad seal kapillaarid on, seda rohkem hapnikku sealt kätte saadakse. See on see koht, mida keha saab juurde reguleerida. Kuna põhimõtteliselt, kui lihas läheb aktiivseks, verd täis, siis kõik need samad molekulid ja mõjud, mis veresooni ahendavad, on need samad, mis aitavad kaasa hapniku dissotseerumisele ja verest kätte saamisele. Ehk siis see lokaalne mõju, et metaboliidid, soojus, vabanev ATP ja pH aitavad siis nii kapillaare avada kui hapniku kätte saada. Toitainete poolest kõige tähtsamaks hormooniks peaks pidama kortisooli, ilma milleta inimene põhimõtteliselt pingutusega hakkama ei saa. Aga kortisool tõstab veresuhkrut. See surub alla immuunreaktsioone, mis glükoosi kulutaksid. Ja tagab põhimõtteliselt veresuhkru olemasolul. See ei vii iseenesest glükoosi lihastesse sisse. See ainult suurendab saadaval olevat hulka. Adrenergiline stimulatsioon. See on siis noradrenaliin, mida sümpaatiline närvisüsteem väljutab ja adrenaliin, mis neerupealse säsiosast välja tuleb. Mõlemad käivad põhimõtteliselt adrenergilise stimulatsiooni alla ja on sama suunaga. Need aktiveerivad glükogenolüüsi, glükolüüsi, lipolüüsi, glükoosi omastamist rakkude poolt, põhimõtteliselt kõiki katabolismi osasid. Selles suhtes need on lisavõimestavad funktsioonid.
Kuidas lülitub sisse Krebsi tsükkel? Kui lihas teeb tööd, siis sarkoplasma läheb ajutiselt kaltsiumit täis. Kaltsium omakorda tõmbub sarkoplasmaatilisse retiikulumi ja mitokondrisse. Kui lihase puhul kontraktsioon lõpeb, kaltsiumi tase kaob jälle madalaks ära, siis mitokondris püsib kaltsiumi tase veel mõnda aega kõrgemana ja lülitab sisse Krebsi tsükli. Ehk siis triitsitraadi tsükkel või Krebsi tsükkel on aktiivne pärast seda, kui lihas on tööd teinud veel mõnda aega. Ja seda võiks ka lugeda osaks soendusest. Igasugused oleku järsud muutused võivad olla organismile koormavad. Ilma soenduseta intensiivne pingutus võib olla mõnel juhul näiteks liiga kiire pulsi muutus südamele ohtlik. Sujuva soenduse puhul jõuab keha enne sporti nii palju muutuda, kopsud avanevad, südame verevarustus jõuab korralikult südame kapillaarid avaneda, kuna südamel endal tuleb ka mitu korda suurem koormus peale, selles suhtes need koronaararterid peavad ka saama soojaks. Südame peab ka samamoodi soojaks saama nagu kõik teised lihased. Et soenduse puhul kopsud, süda, teised lihased jõuavad kõik ära valmistuda. Siseorganite puhul on see, et korralik soendus aitab neid nii-öelda kinni panna või ära sulgeda. Ehk siis ilma soenduseta on suurem oht, et hakkab pistma. Korralik soendus väldib kahjustusi, parandab sooritust kokkuvõttes ja eriti tähtis, kui tahta teha akrobaatikat, siis oleks vaja saada kindlasti liigesed soojaks ja kõik liigutused rahulikult enne läbi teha, vältida üldse sidekudede vigastusi. Kui teha mingit kerget sporti, siis põhimõtteliselt võib-olla polegi vahet, et sörkida 5 kilomeetrit on soendus või sport, vahet pole. Aga kui tahta teha mingit maksimaalset sooritust, oleks vaja enne ikkagi kõik lihased korraks läbi töötada, hakata vähemalt paar korda higistama. Ja põhimõtteliselt, mida suurema intensiivsusega inimene treenib, seda rohkem lülituvad tal sisse erinevad katapoolsed süsteemid, katapoolsed signaalid. Näiteks seda rohkem metaboliite on lihastes, seda rohkemates lihaskiududes on mitokondrid sisse lülitatud. Aju lülitub sisse rohkem selle peale, kui piimhapet toodetakse, mis on sellele omakorda substraat. Ja autonoomse närvisüsteemi puhul, vegetatiivse, sümpaatilise närvisüsteemi puhul on sama loogika, et teatud närvid lülituvad sisse alles pärast seda, kui inimene teatud koormustaseme ületab. Ehk siis soendus peaks ikkagi olema piisavalt intensiivse tasemega, et see kõik vajalikud süsteemid sisse lülitaks. Nüüd, kui inimene juba iseenesest korralikult soe on, siis tal on keha vastavas olekus kõigeks valmis, siis intensiivsustaseme järsk muutmine otseselt sama ohtlik ei ole.